Hello people ja tere tulemast ühe raseda argipäeva taaskord. Praegu on meil esmaspäev 11. september ja ma mõtlesin, et ma proovin see nädal nüüd jälle vlogida, sest ma ise vahin neid nädala vloge nagu kõige rohkem ja siis ma olen nagu selline, et iga esmaspäev mõtlen, et võiks see nädal vlogida, et teen päris palju asju. Ja siis mõtlen, vaat ei ole, et see tuleb nii igav nädal ja siis kui pühapäev jääb kätte, siis on mingi, miks ma ei võinud vlogida. Ma täiega kahetsen praegu näiteks, et ma eelmist nädalat ei vloginud, sest et alati kuidagi juhtub nädala jooksul ootamatult igasuguseid põnevaid asju, mõned ka natuke vähem ootamatult. Näiteks eelmine nädal mul oli sünnipäev, sain 28 ja see tähendas seda, et ma pidasin 3 päeva oma sünnipäeva. Sest et why not 3 päeva pidada oma sünnipäeva. Eelmine nädal oli niimoodi, et mul oli neljapäeval õige päev ja siis neljapäeval Nils korraldas mulle siin väikse filmi õhtu, tegi mulle siin süüa ja vaatasime filmi Hitman's Bodyguard, sellist filmi vaatasime, päris okei film oli. Siis reedel me käisime restoranis Noa õhtustamas, siis ka nii-öelda minu sünnipäeva puhul, sest mul olid Noa kinkekaardid ja ka nagu täiesti üli head koht lihtsalt. Ja siis laupäeval oli mul külla kutsutud kogu mu suur hiigelperekond. 15 inimest oli kokku siin meie väikses korteris. Tegin siin pika laua ja kokkasin päev läbi süüa ja igavesti lõbus oli. Ja muidugi meeletult väsitav siin niimoodi lõpurasedana sükest asja ette võtta. Aga tore oli sellegi poolest. Ja siis pühapäeval ma veel käisin Buduaari turul Lottaga ja ostsin sealt mingid asju ja ühesõnaga ma oleks võinud vlogida, ütleme niimoodi kokkuvõtteks. Uus nädal, uued plaanid, võtame ennast kokku ja filmime. Ühesõnaga, täna on meil siis süke teema, et ma tegin just trenni ära, sest et sünnipäeval ütleme nii, et veits sai söödud. Head paremat, nii et oli vaja veits trenni teha. Ja nüüd ma lähen hüppan läbi ühest kirvukast, mis vaadatakse kell 11, sellepärast et seal müüdi ühte beebiasja, mille jaoks ma palusin endal sünnipäevaks ka nii-öelda siis finantsi või ütleme siis raha kinkida, et ma saaksin selle osta. Ja ma leidsin ühest kirvukast selle natuke soodsamalt eelmine nädal ja ma praegu nagu palvetan lihtsalt beebiasjade jumalatu poole, et see oleks seal alles, sest ma nii väga tahaksin seda osta soodsamalt kui originaalhinnaga. See on siis siuke asi nagu Nael on siis selle firma nimi ja Sleep Carrier on see asi. Ja see on nüüd siin mingi viimase uus pop toode. Peale seda lähme ehituspoodi. Nagu te saate aru, siis mu shopping mania ei ole ikka veel lõppenud. Ma üritan ikka veel ennast tagasi hoida. Aga see on lihtsalt see, et kui sa oled reaalselt nagu dekreedis ehk siis kodus ja no, ma ei tea, kogu aeg tahaks midagi osta. Kohutav. Ja siis ühesõnaga lähme ehituspoodi, sest et meil on magamistoa all kapil süke teema, et seal on nagu need lükanduksed on ju, aga need on suht pekkis ja kuna see kapp ei ole nagu mingi päris kapp ka, see on ehitatud nii-öelda lihtsalt seina külge mingitest asjadest, ma võin teile pärast näidata, siis need lükanduksed ei ole seal nagu eriti hea lahendus, ei tööta eriti hästi. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen nagu sellise garderoobi lahenduse, et me paneme sinna kardinapuu ja hoopis kardinad ette. Nii, et siis me lähme vaatame ehituspoodi. Tšekkame, kas me leiame sobivad kardinad. Ma näitan teile kiirelt ühte soengut, mis te olete tahtnud näha, kuidas ma teen. See on siis mu see soeng, mida ma teen oma tavaliselt sükestesse 3. või 4. päeva juustesse. Et saaks nagu võimalikult kaua juukseid hoida pesemisest, on ju. Et neid nagu hoida tervemana ja mõnusamana. Ühesõnaga, kõigepealt võtad siis siit keskelt sükse mingi osa endal on ju, siis seda on vaja natukene kohevamaks tupeerida ja siis sättida kuidagi niimoodi, see siia niimoodi puffi, nagu sulle endale meeldib. Siis paned 2 klõpsuga kinni, siis võtad ette need küljejuuksed, teed need ka hästi natukene kohevamaks, kammid pealt siledaks. Ja nende külgede kinnitamiseks läheb sul siis vaja siukseid nagu
pisikesi kummipaelakesi onju. Ma üritan taas võtta nii vähe nii-öelda juuksematerjali kui võimalik. Et see kummipael ei peaks nagu liiga paksu patsi nii-öelda kinni hoidma. Nii, võtad siis niimoodi, et alumised juuksed peavad kõik lahti onju. Ja küljed paned siia pea taha lihtsalt kinni. Siis sul on veel 2 klõpsu vaja. Sest et mina igatahes panen omal siit küljed ka veel nagu kinni. Sest et mul on siin külgede peal sellised palju lühemaid salkukesi ja mulle ei meeldi, kui nad nagu välja hakkavad tulema niimoodi. Ja siis ma panen nad kinni ja siis mul on nii-öelda terveks päevaks nagu safe. Võt. Nii käibki siis aeg. Easy ja ülimugav. Nii et proovige. Ma näitan teile seda kapivärki, mis siin parandada vaja on. Ühesõnaga, meil on siin selline riidekapp. Ja see on nagu ehitatud see seina külge lihtsalt, et see on nagu päris riidekapp on ju. Ja need uksed, mis siin on, need on sellised õhuksed, on mingid vineerplaadid ja need ei seisa sinna, kukkus sisse just. Ühesõnaga, need on vaja nagu ära fiksida. Ja siis me mõtlesime, et palju ägedam variant oleks hoopis see, et me paneme sinna ülesse nagu kardinapuu ja siis siit ripuvad alla mingid süksed vinged paksud kardinad või midagi sellist, see on nagu garderoop. Ja ma just mõtlesin siin ära kõik need mõõdud, nii et asume aga teile, ma näitan teile oma lemmikuid beebi asju, mis ma siin viimasel ajal olen saanud. Ühesõnaga, seda talvemütsi ma teile juba näitasin eelmises vlogis on ju. Ja siis kunagi, kui jalg on piisavalt suur, siis meil on sellised üliägedad nagu retro Adidase tossud. Ta ilmselt nendega kõndima nagu ei hakka, aga jalga saab need jälle ikkagi panna. Nii et I'm pretty excited about it. Ma olen enda peale nii närvis praegu lihtsalt. Käisin vaatamas siin kirbukas seda beebikarmiskorvi on ju, mis ma tahtsin siit osta. Ja see on broneeritud ühele naisele homseni. Nii et nad annavad mulle homme teada, kas see nii-öelda vabaneb või see ostetakse ära. Nii et ma pean mingi 24 tundi piinlema lihtsalt ootama, sest ma ei võinud seda eelmine nädal lihtsalt osta nagu. Kuna ma juba siin niikuinii neid beebiassi pean nii palju ostma, siis mida odavalt ma saan, seda parem on ja. Aga beebiassidest siis liigume edasi nüüd ehituspoodi, kus on ülimõnus lõhn. Mul täiesti raseduse ajal see ehituspoe lõhn on lihtsalt lemmik, see on nii hea, süke mõnus, süke veits tsemendine, süke rehvikas, ülimõnus. Nii et lähen nautima sinna. Kardinamaailm. Ütleme nii, et valikut veits on. Kõik need on valikus. Kahjuks kõik need, mis seal on, need on vist ainult õmblemise peale. Ja kui hea lõhn siin on. Tsement. Ma vahepeal sain täiesti devastating news, et see beebipesa, mis ma tahtsin ostada kirbukast, müüdi ära. See naine, kes selle broneerinud, käis seda ostmas. Nii et mul on vaja see kuskilt mujalt leida. Siis ma sain ka teate, et mul on postkontoris pakk. Ja see pakk oli Buhust pool hiinakas netipood, kus saab tegelikult jumala ägedat asju ja ma ostan sealt ainult siis, kui on -50% päevad. Excuse the supp nagu, issand jumal. Eks see jakk, see ilma varukateta nagu siuke trench coat'i moodi. See on ka sealt ja see oli minu arust ka mingi 10 euri või midagi sellist. Nii, vahepeal on meile koju jõudnud peremees Nils, kes proovib praegu enda Buhu tellimust ja mul oli nagu täiega pöidlad pihus, et see sobiks tal ilusti, sest ta ei olnud sealt varem tellinud meeste asju. Aga ta lihtsalt endale siukse nagu viisaka koti, millega saaks trennis käia. Siukse. Ja siis ühe dressi komplekti. Ta kohe teeb meile vist demo. Vist on okei. Ta on meil siuke pikk Euroopa poiss. Vist on okei. Lukud on siukse. Aga ilus. Alla harju keskusega. No eks see olegi see odav kaup ju. Teisipäev algas meil ikka väga sombuselt ja ma olin hommikul täiesti kindel, et ma täna ei suuda mitte midagi kasulikku teha ja et ma lihtsalt passin terve päeva lebotan. Et tuleb nagu lõpuks üks see päev ka, kus ma lihtsalt lebotan. Aga that's not me. Ühesõnaga,
kõigepealt ma tõesti peale hommikusööki 2 tundi lihtsalt lamasin, vaatasin telekat. Ja täiega vihma sadas ja siuke jahe oli ja siuke. Ja siis ma mõtlesin, et davai, tegin rutu trenni ära. Ja siis ma veel näitasin teile, et meil on see kapiuste vahetus on ju. Nii, ühesõnaga, nüüd on siuke lugu, et kapiuksed on siin maas on ju. Ja ma mõtlesin, et no ma olen ju nagu Almighty ehitaja on, et ma saan kõigega hakkama. Ja siis ütlesin Nilsile, et ja ma sain pooleks need uksed. Et siis on nagu lihtsam need ära viia, sest nad on ülipikad ja me ei saa neid niisama nagu otsa panna. Hakkan siis mina saagima on ju. Ütleme nii, et no can do. See lihtsalt ei ole võimalik. Ma ei tea, kas see saag on ülihalb ja honestly ma nagu oskan saagida, ma olen päris palju saaginud. Või siis lihtsalt need saaberplaadid on kuidagi nii paksud, et ma arvasin, et need on mingid õuksed plaadid. Et ma lihtsalt, ma ei saanud sellega hakkama, tunnistan üles, ma ei saanud sellega hakkama. Nii et nüüd ikkagi peab Nils ise välja mõtlema, mida ta nendega teeb. Ma näitan teile müüke meie kapsainide kardinatega, ma olen ülirahul sellega. See näeb välja selline. Siin on siis, me panime sinna üles nagu nii-öelda kardinapuu lihtsalt on ja. Ja siin on siis nii-öelda 2 kardinat, üks on tema poolel, üks minu poolel. Teine asi nagu, mis on täna täiesti ilma ime nagu maailma ime. Ma ei suuda ära imestada. Mõtlesin, kuna täna on nagu suht sügisene päev on ju. Ja ma pean minema kohe ühe tuttav juurde beebivanni järgi. Sest meil on nagu kõik beebiasjad on kokku laenatud ja tuttavatelt saadud ja perekonnast ja niimoodi. Ja peale seda mul on vaja minna siis Pelgulinna haiglasse ühele loengule. Me ju käime nendes perekonna loengutes. Siis ma mõtlesin, et selle sügisese ilma puhul proovin jalga panna oma nii-öelda tavainimese püksid. Ja ma ütlen teile ära, et ma ei ole pükse kandnud mingi no ma ei tea, mingi 6 kuud. Et rasedad kannavad ju nii-öelda neid rasvad pükse, mis on üleval täiesti teistsugused. Ja ma mõtlesin reaalselt, et mul ei lähe nii jalgagi enam mu need tavalised püksid. Ja siis ma panin need jalga ja juhtus ime. Need mahtusid mulle jalga. Of course ma pidin nagu ülevalt kõik luku ja niimoodi lahti jätma. Aga ma panin lihtsalt pikema pluusi peale ja ma olen nii excited lihtsalt. Et ma saan pükstega olla. Te kujutate. Saad aru? Kui sa ei ole lihtsalt nagu 6 kuud saad pükse kanda, see on nagu oh my god. Ma just hingeldab, ma ei suuda, ma olen nii excited. Nüüd ma saan siia sättida mingid jalanõud ja panna muu jaki ja olla üldse väga cool. Ise ülirahul lihtsalt. Hello everybody! Täna on meil poip. Jesus Christ. Calm down. Täna on meil siis kolmapäev ja täna on meil suhteliselt kodune päev. Newsflash on see, et ma ei teinud enam ega trenni. Vaid ma täna lihtsalt levatasin ja siis ma tegin endale maniküüri ja siis chillisin ja pesin pesu ja lihtsalt chillisin. Aga ma mõtlesin, et kuna ma täna midagi põnevat ei tee, aga ma olen viimase 2 päeva jooksul teinud ülipalju häid sööke. Siis ma teen kiire nagu sükse food update'i. Eile ma tegin siis sellist asja nagu burgundia pada, mis on nagu veiselihapada ja panin sinna juurde hästi palju erinevaid juurvilju, mingi kaalikat ja porgandit ja sibulat ja paprikat ja nii edasi. Et väga-väga soovitan seda teha, sest mul enda siin sünnipäeval vanematest jäi mingi punane vein, mida mul muidu kunagi kodus ei ole ja mingi ülihea kvaliteediga punane vein oli. Ma ei tea, ma ikka see küll oli, sorry, aga täiega soovitan teil seda teha, kui te veel ei ole teinud nagu sugud. Kõrvale tegin redise ja kurgi salatit. Nii, up to day. Täna on siis nii, et ma teen endale praegu suvikõrvitsa lasainet. Vaatan siin Marti ja Liina vlogi just. Ja ma tahtsin teile näidata, mis tähendab suvikõrvitsa lasanja. Siis ma lasainet teen endale mitte siis nagu pastaplaatidest, vaid nii-öelda suvikõrvitsa viiludest on ja. Lihtsalt siis asendan nagu pastaplaadid suvikõrvitsa viiludega ja suvikõrvits tuleb siis peale viilutamist kõigepealt panna niimoodi nagu paberi vahele, sest tast tuleb hästi palju nagu niiskust välja, näete. Nii, siis on mul siin väike juustupoist on ju. Ja sinna vahele läheb mul on veise hakkliha ja mais ja purustatud tomati süke segu. Peal on siis juust, mozzarella ja tavaline, sest mul sai mozzarella lihtsalt otsa. Ja ma panen kindlasti selle retsepti ka siia alla descriptionisse, see mu enda blogis ka see retsept olemas. Ja see on very good.
aga et asi oleks nagu liiga tervislik on ju, siis ma tegin täna lihtsalt maailma parimat tervislikku kooki. Ma ei suuda isegi nagu, kui ma küpsetan mingit tavalisi asju, siis ma ikka otsin nagu siuksed alternatiive, et mingist kaarajahust või siukest asjast teha. Ja satanus kook on nagu nii hea lihtsalt. See on siuke nagu moist nagu biskviit ja siin peale nõunad ja mandlid ja värgid. Ja nagu OMG, see on nii hea. Ma panen selle retsepti siia alla descriptionisse ja raudselt soovitan seda proovida. Et ma jätsin sealt retseptist endale välja ainult selle iirise katte. Et oleks nagu, noh, mitte nii suhkruna on ju. Aga please proovige, see on nagu nii hea kook. Praegu on jõunaaeg ka, nii et perfetto! Enne ma muidugi sõin seda kooki nagu nii, et mingi veerad kookisin ära, siis mul oli lihtsalt nii palju mingi suhkruenergiat, et käisin kõndisin üli pika ringi, mingi 7 kilti ja jäin räige paduka kätte. What you gonna do? Tänane neljapäev jätkub toidublogina, nagu eile kolmapäev oli päev. Ja kuna täna Nils on meil kodukontoris, sest et tal on suur spordivigastus, ta ei saa kõndida, siis eile oli meil, ütleme, süke tervislik toitene. Siis täna ma käisin siukses kohas nagu New Thai restoran, see on mingi uus Thai restoran, New Thai. Ja kuna mulle Thai toit väga maitseb, siis mõtlesin, et proovime. Ja ütleme nii, et see on meie valik. Meil on siis värsked kevadrullid, friteeritud kevadrullid, neil siin on mingid kanatiivad, pad thai, riis ja siin on minu mingi kastmevärk. Nii et neelud käivad juba niimoodi, et ma ei suuda rohkem filmida. Peame sööma hakkama. Reedet alustame me eriti põnevalt, sest kell on kohe saamas 10. Ma olen jõudnud My Hits raadio kontori juurde. Ja ma lähen siis salvestama midagi, ma ei tea veel mida, aga ühesõnaga nad kutsusid mind, et neil on mingi uus nii-öelda blogijate rubriik ja et kas ma saaksin tulla ja natuke nendega juttu rääkida. Mina selle peale, et jah, muidugi ma saaksin. Nii et lähme vaatame järgi, kes ja mis meid seal ootab ja mis me seal rääkima hakkame. Ma olen nüüd siin suudis kohal, saan teada, mis me tegema hakkame ja varsti lähen eetrisse. Oota, kui pikalt ma siis eetris olen kokku? 6 minutit. 6 minutit lausa. Ja ülejärgmine nädal siis saate seda kuulda. Siuke värk, siin on hommikuprogramm. Kohe lõpeb. Ja siis on minu kord rääkima hakata. Õnneks sain teada, et on dialoogi vormis, et ma ei pea nagu päris ette kandma ennast. Aga vaatame, mis siis saab. Väga põnev. Raadio My Hits, meil on külas taas järgmine blogija, Instagramija ja YouTuber Liisa Pärnpuu. Tere hommikust sulle! Tervist! No räägi, millega sa siis kõige rohkem nendest tegeled? Blogimisega, YouTube'imisega, Instagramimisega? Ja tehtud ta saigi! Yeah! Minu meelest läks üli hästi. Saatejuhid ka ütlesid, et väga hästi rääkisid. Ja väga huvitav kogemus oli. Ühesõnaga, see on eetris 29. september. Hommikuprogrammis mingi 8-10 nad vist ütlesid mulle. Nii et nii äge! Nii et kõik kindlasti kuulake. Ja ma ise üritan ka kuulata kindlasti nii vara hommikul. Nüüd on reede õhtu poolikat jõudnud ja mina olen valmis minema oma sõbrannaga einestama, oma viimast sünnipäeva pidustust siis pidama. Võitan oma OOTD teile ka. Prego OOTD, väga huvitav. Minu tavalised püksid, need mille üle ma siin üks päev juba huilgasin. Siis süke pikk maika kaltsukast. Siis üks H&M-i blazer, kunagi ostetud ka kaltsukast. Ja siis mingid sinised kingad, mis ma kuskilt kunagi sain. Siis Tenerife turult ostetud kott. Ja ka kuskilt turult kunagi ostetud sall. Nii et väga cool. Ja H&M-ist see pikka ajalakett. Mis reede õhtune plaan on? En midagi eriti. En miten? No puhka siis, homme on pikk päev. Ja. Mis homme teed? Lähme Soome.
kas reisile? Jee. Kuhu minek? Tere! See maja, kuna on nii eriline pidusöök, et siis ma panin natuke huulepulka ka, pole ammu väljas käinud. Sul matchib pükstega just. Jah. But since I keep so, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Ma olen kodus ja ma hullult soovitaksin teile seda restorani, kus me käisime. Käisime ükses kohas nagu väike Rataskaevu 16. Nii hea tait oli ja nii tore teenindus ja hästi mõnus koht. Nii et väga-väga soovitan ja teen neile promo vabalt. Siis ma tahaks tervitada ka neid 2 tüdrukut, kes tulid minu juurde linnasse, et muga pilti teha ja kellel oli maailma kõige nunnum väike koer lihtsalt kaasas, mis nägi välja nagu mingi mänguasi, nagu see koer oli nii nummi. Kui te seda vlogi vaatate, siis kirjutage siia alla, et nad olite teie. Nii et greetings to you all. Muidugi Best Vlogger Award goes to me jällegi, et kui mul on nagu ükskord linnas kaamera kaasas ja inimesed tulevad, võiks nagu natuke vlogida koos teiega, natuke teid ka siia videotesse kaasata, aga ei, ma unustan, et mul kaamera kaasas on lihtsalt. Ma püüan olla järgmine kord parem. Laeva peal, me ei sõida veel. Aga me oleme Tallink Star või? Jah, Tallink Star. Ja hakkame kohe sõitma Helsingi poole. Meil on see normaalse kellaaeg 10:30 läheb välja. Aga me Ilsiga arutasime, et me oleme küll 7 aastat juba põhimõtteliselt koos olnud, aga me ei ole kordagi koos Helsingis käinud. Nii et viimane aeg ära käia. Mina, Nils ja mu kõht. Kas te käisite, kas te teate, kui te olite kõhus, kas te käisite kuskil reisil oma ema kõhus? Ma tean, ma käisin Saksamaal aastal 1989. Nils arvas, et ta ei ole kuskil käinud. No vist ei ole, jah. Uurige mu ema käest. Kandke alla kommentaaridesse, ma tahaks teada. See on ootus, et Helsingi reisile. Burger King nagu ikka, Kallik turist. kui idablokist välja saab, siis ikka Burger King ja Starbucks. Starbucks oli minu special wish ja Nilsil on siis Burger King. Me võime minna ka kuskile restorani, kui Liisa tahab, aga... Ja ega meil selles suhtes ei ole seal nagu mingi väga palju aega, ma arvan mingi 3 tundi on linnas aega. Siis me peame 6.30 tuleb meil juba laev tagasi. Nii et... Ei saa selle rasedaga nagu mingi 19-tunniseid reis ette võtta, et asi peab olema kontrolli all. Vaat ka äge asi meil on, siis vajutad endale ekraani pealt uued prillid kogu aeg. Peame siit mingid. Ja siis saad nagu proovida, kus ta sobivad. Mulle kahjuks ei sobi ainult prillid üldse. See on nagu suur probleem. Aga äge rakendus. Aga ma leidsin siit üliägedad prillid. Vaadake. Vaadake. Tõd on ägedad. Ma langesin sotsiaalmeedia reklaamikohvriks. Mis sa ostsid? Noko! Mina ostsin oma lemmik limpsi. See on see lemon lime mint. Nii teen, et hästi panen sellele Nokole pirnikas. Jah. See on aus arvamus. See on mingi littjook ju. See tõmbab nagu niimoodi käima. 55 milligrammi 100 milliliitri peal palju kohvis on. Ma ei tea tõesti. Mingi 70. Mis maitse oli? Nagu mingi energiajook. Minul ei ole. See, minul on limonad. Pika tõmbregu. So I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I keep so, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Yeah, we just making music just to make you smile. One day soon it'll be all worthwhile. Touring every country, every city, every state. Gotta get it right now, no time to hesitate. We just living a dream, just a couple of fiends. Steven Spielberg, the way I'm hitting the scene. Headed for the top, yeah, whatever that means. Do it cause you love it, that's what happiness means. Praegu juhtus siuke lugu, et me nüüd oleme Helsingis. Ja siis päike paistis hästi palav oli, siis me jalutasime. Ja siis juhtus siuke lugu. Näete või? Nagu... Suur vihmatorm. Pealt sajab, vaadake. Kõik inimesed nagu põgenesid. Rahet sajab ju. Lihtsalt rahet sajab. OMG.
toimub? Oh my god! Praegu on vist mingi 100. torm. Vau! Ilm läks nüüd üliilusaks, taevas on täiesti sinine. Just oli talv. Just oli sadas rahe. Sügis oli ja siis tuli järsku talv ka selle rahaga ja aga kõik on väga chill. Võtsin üks karamell macchiato, maksin hinge hinda. What you gonna do on you? Nii et nüüd on meil järgmine missioon on Nilsi Burger King. Nii, me oleme nüüd teinud nii palju, et Nils sai oma purksi kätte ja siis me jäime räige vihma kätte jälle, nii et me käisime mööda kaubanduskeskused ainult ja ega meil siin tegelikult väga aega ei olegi, meil oli ka ainult linna peal paar tundi. Nii et käisin poodides, Nils tegi mulle ühe silmakingituse, mida ma väga ammu olen otsinud ja tahtnud, selle mütsi. Otsisin seda jänkise mütsi üli kaua, just sellist sinist, valge sildiga, nii et ümber häbe! See näeb nii lahe välja, muidu. Ja me lihtsalt tuiame linna peal, meil on veel natuke aega, mul on juba jalad räigelt väsinud. Because I'm prego, you know. Sul on ka jalad väsinud natuke. Ja. Me oleme tegelikult päris palju kõndinud juba, aga siin ütleme meil väga nagu mingi sightseemiseks siin aega ei ole, et väga kaugele nagu kõndida ei saa. Seal on mingi hullult lahe hoone, see seal, vaadake. Uus sadam on kaugemal kui vanasti ja päris pikk tee on sadamasse kõndida nagu ajaliselt. Nii et meil on juba varsti tagasi minek. Tekkigi seda ülisuurt kruiisilaeva. See on selline kruiisilaev, kus on seal üleval. Näete seal on need nagu veepark ja see on mingi Norwegian getaway laev. Aga miks ma praegu hingeldan, on see, et me tahtsime tulla taksoga linnast sadamasse, sest et me olime jalad olid nii väsinud ja vihma sadasi värki on ju ja siis me avastasime, et linnas ei ole mitte ühtegi taksot nagu, üks takso oli ja takso järjekord rongipeatuse ees oli niimoodi, et seal oli mingi 35 inimest järjekorras. Kõik ootsid taksos, me ei saa ootama, siis me laevaks maha. Mis tähendas seda, et meil oli ülivähe aega, sest me raiskasime linnas aja ära ja me pidime ikkagi sadamasse kõndima. Kõnnin nagu mingi part reaalselt juba, sest et mu jalad on nii väsinud. Sest et ma olen reaalselt nagu lõpurase siiski. Ja me oleme jõudnud siia sadamasse. Ma vaatasin, mul on praegu sammude count on mingi 15 000 täna. Mingi üle 10 kildi oleme kõndinud. Ja meil on laeva, see on juba lahti tehtud see, et saab peale minna nagu. 12 minutit on aega. 20 minutit on aega, et me jõuaksime sealt tõusest läbi. Nii, aga see maja on siin. No näed, mingi takso tuli. Wonderful. Nii, ühesõnaga, me kimame lihtsalt. Õnneks meil on tehtud check-in. Meil on vaja ainult skännida oma pilet. Ja võtke mõelda, et me jõuaks laeva. Me ei ole isegi täna päeval mitte midagi söönud, midagi joonud, sest me tahtsime oma aega kasutada võimalikult nagu kasulikult ära linnas. Nils vahepeal sõi. Ma võtsin oma rahulikult laevast, siis saan süüa värki. Mul on küll juba nii, et mul nagu energiavarud on kõik kaan, täiesti kaan. Nii et kohal on kohal, issand, kui tore. Mu jalad on nagu juba käivad niiviisi, ma ei tea, mis suunas. Mõlemal on jalanud täiesti märjad. Mul õnneks ei ole läbi lasnud, Liisil on täiesti läbi märjad nagu. Sest et nii palju on sadanud. Nii, Mis teid? Lunch dinner, särgid. Mul on feta wrap ja õun ja vesi. Because I felt like it. Ja vaadake nüüd nagu ilma. Niimoodi lihtsalt. Megastar. Uus laevest ja... jaa, vaadake. Me otsime sealt Soome toidupoest jälle proovimiseks endale uusi proteiinitooteid. Siuksed, mida Eestis ei ole, on ju. Otsime neid ja siis teine tähtis asi, mis soosid endale poest, mida Nils on nii kaua otsinud. See on nagu Zero Sugar Sprite. OMG. Jah. Me oleme kodus tagasi, kell on mingi 7:30 õhtul ja nüüd ma olen küll ülitänulik, et meil lühike päev oli, et me saime nagu õhtuks koju tagasi, sest ma olen mega läbi. Mu see sportlaste kell näitab, et mul on praegu kõndinud 13 kilti ja põhimõtteliselt 20 000 sammu. Nii et I am very done ja kuna mul on nii palju energiat täna kulutanud, siis ma tahtsin veel kodus midagi head õhtul süüa teha ja mõtlesin, ma teen sellist asja nagu caprese salat, mis on siis nii-öelda see Itaalia mozzarella ja tomatsalat. Kõigepealt salati põhjaks ma pesin ära rukolad. Siis ma lõikan siia peale kiiresti 3 tomatit. Siis tomatite peale
ma panen mozzarellat, ükskõik, sa võid võtta siis kas need kirsid või selle tavalise nii-öelda suure mozzarella onju. Panen enda natuke salapipert siia ära. Siis ma panen siia natuke pestot ja kõige lõpuks panen oma suuri lemmikuid, mis on siis idud. Idud on ülikasulikud teile ja nad maitsevad nagu need värsked herned. See salati tegemine võttis aega mingi 2 minutit umbes. Ja siis te saate endale sellise salati. Ja meil on juba pühapäeva õhtu, õues on täiesti pime, kell on 8. Ja issand, mis kivamine siin Pirita teel käib. Jesus. Me käisime just külas meie tuttavatel ja saime neilt ühe vinge beebiasjanduse laenuks. Ja nüüd ongi selline lugu, et see nädal sai läbi. Nagu Taru saatsid, et pühapäev on, et selle vlogi otsad tõmbame kokku. Ja ma arvan, et järgmine video, kas siis vlog või ma ei teagi, mis stiilist video tuleb, siis ma näitan neid kõiki laste asju, mis te olete tahtnud ka näha. Sest et ma tahan, et mul oleks kodus kõik asjad olemas ja praegu on ainuke asi, mis meil on toomata, on voodi. Ega siis midagi. Praeguseks tõmbame otsad kokku ja tšau!